Tere, minu nimi on Margo ja mulle meeldivad argumendid. Ja lisaks mulle meeldivad hulgale teistele inimestele ka veel argumendid. Üks punt neid inimesi on koondunud Arvamusfestivali juurde. Arvamusfestival on selleks aastaks lõppenud. Augustikuus ta Paides toimus. Pandeemia tõttu vähendatud inimeste hulgaga, aga väga-väga hea festivali vibe'iga. Ja ma tahan täna natukene Arvamusfestivali ühest sellisest osast rääkida, mida võib-olla on natuke vähem märgatud, aga mis on hästi-hästi oluline ühiskonna jaoks laiemalt. Ja see asi on hea arutelu tava. Hea arutelu tava me tegime siis, kui Arvamusfestival oma esimesel aastal alustas. Ja heas arutelu tavas on kirjas mõned punktid, mis võtavad lühidalt kokku selle, mida üks hea arutelu võiks endast kujutada või endast sisaldada. Hea arutelu tava punktid on siis järgmised. Austame aega, arutelu juhti ja kõiki teisi osalejaid. Tõestame, mida väidame. Kuulame, see on sama oluline kui kõnelemine. Oleme arutelus osalevate inimeste suhtes hinnanguvabad. Reageerime mõtetele, mitte isikule. Ja lahenduskesksus. Kriitika olgu lühike, seejärel pakume lahendusi. Kui nüüd nende punktide peale mõelda, siis ilmselt on üsna selge, et need ei ole kuidagi Arvamusfestivali kesksed või spetsiifilised. Et need tegelikult kirjeldavad head arutelu laiemalt, head arutelu ühiskonnas laiemalt või ka mõnes organisatsioonis või meeskonnas spetsiifilisemalt. Ma mõtlesin, ma toon lõppenud Arvamusfestivali varal mõned näited selle kohta, et mida siis hea arutelu tava punkt tähendab. Nii et kui me võtame näiteks selle, et tõestame, mida väidame, et siis oli Arvamusfestivalil üks selline arutelu, mis puudutas teaduse rahastamist. Ja teaduse rahastamise arutelus tõusis üks publiku liige püsti, ta oli teadur Tehnikaülikoolis ja tegi sellise mõneminutilise sõnavõtu. Selle sõnavõtu seest oli hästi kriitiline Tehnikaülikooli juhtimise ja just nimelt selle osas, et kui palju Tehnikaülikoolis on juhtivat personali, erinevaid projektijuhte, nimetas selle numbri ka, mul täpselt number ei meelde, aga selle suhtes väga kriitiline. Ja selle peale siis Andi Hektor, kes on KPF-i vanemteadur, kes oli selle arutelu juht, ütles, et seda on uuritud, et kui efektiivselt on juhitud Eesti ülikoolid ja tõi näite, et võrreldes näiteks oluliselt suurema eelarvega Helsingi ülikooliga on Tehnikaülikool vähemalt sama efektiivselt juhitud või isegi võib-olla natuke efektiivsemalt. Täiesti nagu tõenduspõhine näide selle kohta, et kuigi ühele teadurile võib tunduda, et on nagu väga palju seda juhtivat personali ülikoolis, et siis tegelikult kui võrrelda üle erinevate ülikoolide, siis Eesti ülikoolid on hästi efektiivselt juhitud. Nii et see oli hea näide ja rohkem sellest edasi seal arutelus juttu ei olnud, sest see teema oli maha võetud sellega, et tuli korralik tõestusmaterjal lauda. Et see on nagu hea näide sellest, mida see tõestame, mida väidame punkt heas arutelu tavast tähendab. Või kui me võtame ühe teise punkti heast arutelu tavast, siis see on see, et keskendume sisule, mitte nendele isikute ründamisega ei tegele. Et siis oli reede õhtul erakonna esimest arutelu. Reede õhtus erakonna esimest arutelus mingil hetkel tahtis Eesti 200 juht Kristina Kallas öelda, et me tegeleme liiga palju, siis nagu erakonnad, tegelevad liiga palju sellega, et kui palju keegi riigieelarvest raha eraldisi saab ja liiga vähe sellega, mis on nagu Eesti tulevikku vaatavad sellised väljakutsed. Aga ta sõnastas selle niimoodi, et teised erakonnad tegelevad liiga palju sellega, et kes kui palju riigieelarvest raha saab. Ja selle peale Helir-Valdor Seeder kohe kõrvalt ütles, et aga Eesti 200 saab ju ka ja siis nimetas selle summa, mis Eesti 200 saab riigieelarvest raha. Ja paljudele tundus see ühelt poolt nagu hea näide selle kohta, et see oli justkui nagu selline faktikontroll reaalajas, et kohe seal samas pandi nagu tõestusmaterjal kõrvale ja selles mõttes ta oligi hea. Et me saime kohe nagu sinna selle numbri kõrvale. Aga mille peale võib-olla nagu nii kohe esimese asjana ei mõtle, on see, et tegelikult see on demagoogia võte. Selle demagoogia võtte nimi on tu quoque, ehk siis sina ju ka.
ja sellega, et Helir-Valdor Seeder ütles, et aga teie ju saate ka raha. Ta justkui tõmbas selle nagu teema maha, aga teema ei olnud tegelikult see, et kas keegi saab ka. Teema oli selles, et millele erakonnad keskenduvad. Kas nad keskenduvad sellele, et nagu endale tagada riigieelarvest rahastust või nad keskenduvad sellele, et tegeleda poliitikatega, mis on suunatud Eesti tulevikku. Ja selle Kristina Kallase tegelik tõstatatud teema jäi arutlemata, sellepärast, et see võeti sellise isikliku rünnakuga. See ei olnud küll Kristina Kallase isiku pihta suunatud, see oli nagu Eesti 200 kui erakonna pihta suunatud, et aga te saate ju ka, seega mis te siin nagu räägite sellest. Nii et selline näide sellest, kus tegelikult siis heast arutelutavast ei peetud kinni, aga moderaator seal kohe korrale ei kutsunud, nii et jäigi siis see teema käsitlemata, sest sellise demagoogia võttega võeti see maha. Aga vastupidi siis festivali lõpuarutelu laupäeval oli väga-väga hea näide sellest hea arutelutava esimesest punktist, et austame aega, austame arutelu juhti ja austame kõiki teisi arutelus osalejaid, just nimelt selle viimase osapoolest. Ja seal olid siis Eesti Vabariigi president, õiguskantsler ja Riigikohtu halduskolleegiumi esimees olid siis omavahel arutelus, mis puudutas Eesti vabadusi, Eesti Vabariigi põhiseadust. Ja see oli suurepärane näide sellest, kuidas 3 arutlejat räägivad rahulikult omavahel, räägivad rahulikult publikuga, vastavad publiku küsimustele ja seejuures on isegi juhul, kui nad jäävad eriarvamusele, on teineteise suhtes väga lugupidavad ja austavad. Et seda oli lihtsalt nagu suur rõõm vaadata, sellepärast, et see oli nagu ilus näide selle kohta, mida see arvamusfestivali hea tava arutelu, esimene punkt arutelu mõttes konkreetselt siis tähendab. Aga veel kord, see, miks ma sellest räägin, on sellepärast, et minu enda igapäevane väljakutse Speaksmartis on iga kord, kui me läheme modereerimisteenuse raames juhtima mõnda arutelu, siis me võtame hea arutelu tava endaga kaasa ja ehitame selle arutelu hea arutelu tava järgi. Kui ma oma teises igapäevases väljakutses Citizenossis üritan välja mõelda, kuidas virtuaalses ruumis, elektroonilises maailmas hea arutelu võiks käia, siis selle lähtekohaks on hea arutelu tava. Ja sama asja mul oleks väga suur rõõm, kui teie võtaksite hea arutelu tava kaasa enda koosolekutele, nõupidamistele ja nõuaksite, eeldaksite sellest lähtumist ka ühiskonnas laiemalt, sest see ei ole arvamusfestivali hea arutelu tava, see on hea arutelu tava laiemas tähenduses. Selline siis sai seekordne video siit Telliskivi Home Artist. Häid sisukaid argumente teile!